Päris kõva lärman. Tere, ma olen Mikk. Täna ma näitan teile enda uut autot, sportautot, mille ma äsja ostsin. Täitsa uus või? No 2009, põhimõtteliselt tutikas. Ühesõnaga, talv on tulemas, talveks on vaja uut autot, et ostsin sellise Subaru või? Ei ole Subaru, aga on punast värvi, nagu Ferrari sportauto. No aga mis siis kollasest sai? Kollasest? Ma ei taha sellest praegu rääkida. Pead sa seda kogu aeg mulle meelde tuletama. Kollasest räägime järgmine osa edasi. Ühesõnaga, tegemist on Suzuki Swiftiga. Aga miks see, kus see sportauto siis on? See on sportauto, see on sportauto, ma saan tõestada, ma võin seda tõestada, et see on sportauto. Vaata. Sport. 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 Vaata, mis kapoti all on. Kuule, siin sporti ei ole. Ei ole jah? Ei ole jah. Kuule, see on Suzuki. Tead, mida Suzuki veel toodab või? Mootorrattaid, ja mitte lihtsalt mootorrattaid, vaid GSX-R, Hayabusa. Saad aru, see on sama mootoriga nagu Hayabusa. See on Hayabusa mootor, lihtsalt 1,6 rida 4, Hayabusa on 1,3. Ma päris kindel tegelikult ei ole, et ta on 4-silindriline. Tänapäeva autod, vaata, ega sa neid ei tea. Mõtled küll, et ostad endale 3-liitrise BMW, pärast tuleb välja, et ta on 2-liitrine Toyota mootor või vastupidi. Vaata, siin on selline antitiib. Siin on sportsummutid 2 tükki, 2 toru. Sa kohe näed, et see on sportauto. Kuula, mis häält teeb. No, eks selle häälega peab natukene veel tegelema. Vaata, kui ilusad sportistmed on. Sellised kõik sportsisu, selline värk. Istmetel on ülihea külgtugi, ütleme. Nendega siin sükast lambadat tantsida nagu ei saa. No on kiire pill ka või? Väga kiire, las ma näitan. One eternity later. Ühesõnaga väljas läks pimedaks ja külmaks ja küledaks, varsti tuleb lumi maha ja siis on mul nüüd siis selline sportauto punast värvi. Esiveoline. Esiveoline. Pidid meelde tuletama. Esiveoline sportauto, millega ma talve üle proovin elada. Soovitage, kuidas tuunida ja järgmine kord näeme.